Tere õhtust! Täna me räägime ühistranspordist Maardu linnas. Keskerakonna peamine lubadus nendel valimistel on organiseerida tasuta ühistransport Maardust kuni Tallinnani. Kuna see ettevõtlus korjab sellisi väga palju helisi igasugusi, nii häid kui halbu, ja meie oponendid loomulikult räägivad, et see ei ole võimalik, siis me täna kutsusime Maardusse külla Keila vallavolikogu, Keila linna volikogu esimehe Ago Pokseri, kes ka kandideerib seekord jälle volikokku ja tema kandidaadi number on 198 ja Ago on ka ühistranspordikeskuse tegevdirektor. Nii et spetsialist, kes oskab sellest öelda, mitte nii kui meie oponendid, kes ei tea, kes bussist teavad nii palju, et missugusest sisse tuleb minna. Ja Igor Schlusser, kes kandideerib Maardu volikokku, tema kandidaadi number on 109, kes on mitmed aastad töötanud nii Maardu linnavalitsuses kui Jõelähtme linnavalitsuses ja kes vallavalitsuses, kes tunneb ka seda asja. Ja mina Vladimir Arhipov, kes kandideerin Maardu linnas ja minu kandidaadi number on 103. Ja ma küsin kohe Agu käest, et Agu, meil räägitakse, meie oponendid, kes on praegu võimul, räägivad, et tasuta ühistransport ei ole võimalik. Tallinnas on, miks Maardus ei ole? Sinu nägemus, kuidas on võimalik või ei ole võimalik? Kõik on alati võimalik, see oleneb tahtest. Kui tahta midagi teha, siis alati leiab mooduseid, kuidas asja lahendada. Et kui praegu sa rääksid sellest, et Tallinnas on tasuta ühistransport, võin selle kohta öelda, et Keila linnasisene transport on ka tasuta. Selle erinevusega muidugi, et Keilas saavad kõik inimesed sõita tasuta, et ei ole mingid piiranguid selles suhtes tehtud, et kes on linnakodanik või kes ei ole. Aga ma usun, et kui Tallinnasse transport on praegu tasuta ainult linnaelanikele, mõni aja möödudes ta kindlasti muutub ka kõigile tasuta, aga sama on ka Maarduses. Kui Maardu võtab selle soovi, et see tasuta transport teha oma linna territooriumil või samas ühendusega Tallinnas, ja tegelikult on mõeldav. Kusjuures iga asi maksab, nagu sellest on juttu ka eelnevalt olnud, et niisama seda ei ole. Siin on summadest juttu olnud, mis me oleme siin arutanud, et võiks olla kuskil 1,5 miljonit eurot maksma hakata. Aga praegu, et kui palju see tegelikult maksma hakkab, seda näitab tulevik, sellepärast, et kui ühistransporti korraldama hakata linna poolt doteeritavana, ega siis niisama ei saa ka kommertsliine selleks võtta ja nende teenust kasutada, siis tuleb korraldada selleks kindlasti avalik konkurss. Ja kuna mahud on suured, siis on ka kindlasti ka rahvusvaheline konkurss ja kui pikema perioodi peale seda teha. Ja siis tegelikult selgub see, mis on kilomeetri hind, kui palju tuleb siin vedajale maksta, et kuskil suurusjärgus ta sinna läheb, mis konkreetne on, see siis selgub. Ja kui nüüd arvata seda, et kui soov on, et nüüd valimistel võita ja 20. oktoobril, et siis 21. hakkab siis tasuta ühistransport peale, see päris nii ka ei ole, sellepärast et selle konkursi korraldamine võtab aega. Ja kui ta rahvusvahelise konkursiga tegemist, dokumentide ettevalmistamine võtab kuu-2 veel aega, kui siis veel konkursi ette läbiviimine on pool aastat suurusjärgus koos vaidlustuste kõigega ja pärast siis vedajale on normaalne, et antakse pool aastat kuni aasta aega töö alustamiseks, nii et ütleme, et kui nüüd oktoobris öelda, et jah, me tahame seda teha või alustame, et siis 2 aasta pärast saab see asi reaalsuseks. 95 lõpupoole on see. Jah. Aga me kavatsesime ju rekendasime, et me kavatseme seda teha, ütleme niimoodi, etapiviisilt. Et jah, konkursid nii kaua, kui kõik see käib, et esimene asi, mis me tahtsime kohe teha, see on tõesti peale selle, kui me võimule tuleme, me läheme hommikuti tasuta transpordi koolilastele ja tudengitele. Sest praegu liinid on üle hommikut, ma käisin ise siin hiljuti sõitsin, jah, kuskil 6:30-7 paiku. Et on väga raske saada bussi peale ja seda enam, et ta jääb hiljaks loomulikult ja siis Tallinnas istuvad teise bussi peale, inimesed jäävad tööle hiljaks, kus on pahandusi
ja esimene asi, mis me teeme siis tasuta koolibussi. Jah, selleks saab ka samamoodi konkursi korras teha, aga kuna see maht on nii suhteliselt ikkagi väike ja seda ei pea tegema siis ka mitme aasta lepingut, vaid seda saab teha aastalepingutega ja seda siia kiiremat korras ütlevad need konkurss, mis kohaliku tähtsusega on ja maht on väiksem, seda on võimalik 6 aja jooksul läbi viia. Siia rohkem aega ei võta, kui on tahe olemas. No, selle teeme ära. Igor, mis sa arvad nendest liinidest, mis praegu Maardus on, kas nad vajavad korraldust ja ütleme, praegu ei ole kõige parem? Jah, ma ütlen niimoodi, et meil on, kui näiteks siit Kallaverest on võimalik sõita nii läbi Pirita kui läbi Lasnamäe kui läbi Peterburi maantee, siis paraku Muuga jääb nagu, kus on ka üpris suureks juba kasvanud elamupiirkond. Seal ikkagi jääb see liikumine puudulik ja näiteks kui sina tahad sõita sealt oma asja ajada näiteks polikliinikus või siin kauplusesse tulla või linnavalitsusse tulla, tahad tulla siia Maardusse või Kallaverre, siis sulle jääb ikkagi mõtlemise väga palju aega, sest kui sa jõuad siia, siis sul läheb 1-2 selleks, et sa jõuaksid pärast tagasi. Sest see üsna lünklik on see liikumine ja seda võiks natukene muuta. No ütleme täpselt samamoodi on ka Vana-Narva, seal on muidugi rohkem tööstuspiirkond, seal on ka elumajasid ja nemad on tegelikult rohkem nagu puutunud kokku selle Tallinna liinidega ja nemad on rohkem sõidavad Tallinna poole ja nagu Kallaverd üldse või nagu ei näegi. Ja no ütleme, võiks olla näiteks selline buss, mis käib sinna näiteks viib Maardust tüüli sinna Vana-Narva maanteele. Näiteks 187 ta käib kuni Teetsiruni, ta võib sealt peale Teetsirud läbi Muuga tagasi tulla või teinekord ringiga just vastupidi. Et Teetsirust korjab ja toob siis inimesi tagasi ja see võiks anda nagu lisaliinidele juurde tulla. No see on nagu üks näide, see ei pruugi olla just see elu näitab, mis siin tuleb. Jah, see tegelikult on mõned aastad tagasi sai seda arutatud ka, et oli päevakorras avalik liinivedu Maardusse korraldada, et keskus lootis saada ka riigiabi sealt, aga riigiabi ei tulnud ja liinid jäid käivitamata. Miks ei tulnud? Miks või? Öeldi, et kommertsliinid on meil Maardus olemas ja riik ei anna raha sinna peale, aga tegelikult see on ebaõiglane. Tegelikult on Harjumaal neid piirkondi, kus kommerts töötab ja riik ei toeta. Mina ei saa aru, see ei ole õiglane tegelikult. Ja kui peaks olema siis suhtumine või raha eraldamist peaks olema kõigile ikkagi võrdselt nende liinide puhul. Ja kuna siis sai ka vaadatud seda liinivõrku, et kuidas seda korraldada, et põhimassa praegu tõesti läheb, mis nagu Peterburi maanteed läbi Laavna. Aga üks suund, nagu sa praegugi rääkisid, on see, et on ka see Muuga ja tegelikult liikuvust inimesed tahaks siis saada võib-olla läbi Muuga ka Pirita poolt Tallinnasse. Kuna Piritat on Tallinna ühendus on väga tihe, sest hommikuti võiks otseühendused Tallinnasse olla, aga tipuvälisel ajal või päeva ajal võiks olla nii, et kui siit käiksid võib-olla kuni Piritani ja seal saaks juba ümber istumisega ja kõigil oleks mugavam kohale saada, sest päeval on rohkem aega, kui nii hiire ei ole ka, et tööle vaja kooli jõuda, et sõidavad juba need inimesed, kes on juba oma välja teenitud pensionil. No ütleme niimoodi, et praegust on meil pigem selline olukord, et meil käib 34 buss, mis on säilinud vanast ajast ja kuna seal on väga palju Tallinna suvitajaid, näiteks suvel käivad ja paljud näiteks hea meelega käivad koolis Tallinnas, mitte sellepärast, et seal on parem kool, aga sellepärast, et siin on kergemini saada, sest 34 käib palju tihedamini kui näiteks liin meie need maardoliinid. Ja meil on koolilapsi vähem. Ja sellepärast, et praegu siis Tallinnas on tasuta, oleme nüüd statistikat vaadanud, kui palju siis Muugalt, kes siis Muugal elab, kes siis bussiga sõidavad, ütleme 75% Muuga elanikest meie statistika järgi näitab on Tallinna elanik. Aga paljud panevadki ennast registreerivad sinna ja muuses meie oponendid ka sellest räägivad, et kus te raha võtate, et kõik elanikud on juba Tallinnasse sisse kirjutatud. Me toomegi neid tagasi niimoodi. Kindlasti. Jah, osaliselt vähemalt kindlasti. Osaliselt kindlasti on võimalik neid tagasi tuua, siis inimesed hakkavad vaatama, kus neil on kasulikum sissekirjutust omada. Sellepärast, et kui omavad ka suvilaid, siis on ju maamaks olemas, kui sissekirjutus või piirkonda, siis on maamaksu vabastus olemas. Muidu peavad täiega selle eest maksma. Aga nii nagu Tallinna linnapeaga ütles, et tasuta transpordi kohta, et nii palju tuli uusi elanikke juurde, et tänu sellele oli võimalik seda teha. Lisaraha tuli. Ma usun, et kui need inimesed, kes praegu on sissekirjutusega Tallinnas, kui need kirjutatakse sisse sinna, kus tegelikult elavad, seal on ka üks lisa sissetulekuallikas, millega neid kulusid katta.
aga räägi veel sellest hangest, et kui nüüd praegu on kommertsliin ja riik meil nagu toetust ei anna liinide peale. Kui on hange konkurss, tulevad siia uued või valitakse uus firma, eks ole. Et kas siis riigil on kohustuslik ütleme doteerida seda liini või on selline võimalus lihtsalt olemas? Ühesõnaga võimalus on olemas. Ühesõnaga, kas nüüd kohustus on, riigil on siiamaani väga palju kohustusi küll pandud. Igasuguseid asju, mis ta peaks aitama kohalikel omavalitsustel teha, aga ta nagu elu näitab, ta delegeerib kõiki kohalikel omavalitsustele. Aga see tähendab, et ilma rahata jah, ega raha juurde ei anna, aga ma leian, et see on jälle see töö, et niisama seda ei tule. See tuleb siis taodelda ja rääkida. Ja samamoodi siis tuleb vaadata, kuidas siis järgmine kord Riigikogu valimised lähevad. Jah, seda küll. Ma usun, et selleks ajaks, kui tulevad Riigikogu valimised, meil on juba tasuta ühistransport käivitunud ja siis tuleb õigel ajal panna taotlus nendele lauale, vaevalt, et nad suudavad ei öelda. Jah, räägime sellest ühistranspordist. Väike nipp selline. Kui ta nüüd see tasuta võimalik teha, see uuete hangetega, siis on kuskil reaalsusel ikka, et 2 aasta pärast see hakkab tööle, mitte enne. Et arvata sellega, et homme hakkab, siis homme seda ei tõesti ei juhtu. No sellest me oleme rääkinud ka oma valijatele, et homme ei kuku midagi taevast alla, aga see tasuta ühistransport võtab jah kuskil paar aastat aega, aga nagu te kuulsite spetsialisti käest, see on absoluutselt võimalik ja kui on poliitiline tahe, aga selline poliitiline tahe Maardu Keskerakonnal on, siis me kindlasti ka selle teeme. Ja sellega me täna lõpetame ja jõudu kõikidele valijatele valimistel. Ja soovin Maardu inimestele jõudu ja jaksu, et saada kõigi valikut teha ja et ühistransport tuleks tasuta. Aitäh, Ago. Aitäh, Igor. Ja meil oli Ago Kokser, kes kandideerib Keila linna volikokku number 198, Igor Slussar, kes kandideerib Maardu linna volikokku number 109 ja Vladimir Arhipov ja minu number on 103.